tere Pointing of Oisaki Wrath of the Lambi gameplay, let's play kommentaarisse. One Life gameplay põhimõtteliselt niimoodi, et nii kui surma saan on läbi, see on DLC, Wrath of the Lamb. Et jah, siin on collection, siin on 150 uut itemit, mul on väga vähe kogutud. Need on toidu itemid, mis annavad ilusi. See on Brother Bobby. Jah, siin on ka mul veits itemid. Jah. Et delete save omkri. Et jah, paneme start ja alustame siis, esimene osa võiks teada isegi Isaac olla, et mul on 2 lahti veel, ma olen nii palju mänginud. Mängu põhimõte on siis siuke, et sa pead lihtsalt ema ära tapma, mida ma olen juba korra sooritanud vist. Ma ei tea, kas sa pead ema südame ära tapma või piisab ka ema lihtsalt tapmisest, aga noh, vaatame. Esimene osa on ämblikud, no tegelikult see on suht random, nii et sa ei või kunagi teada, mis sul esimeseks tuleb ja need osad on randomil genereeritud. Aga, no jah, okei, juba miniboss, no minibossid on siuksed, jah, see oli kõige kergem miniboss. Minibossid on nagu, jah, siuksed kergemad, loogilised. Tema on nõma. Fuck. Mine ära, doble. Jookseb ära ka või, oi shit. Trollpomm, väga jah. Trolli pilt ka peal kohe. Nii, võt, need tüübid on suht nõmedad. Nad liiguvad kiiresti, need kogu aeg lasevad. Kõige parem on niisuguse tüüpide vastu, kes lasevad diagonaalis. Okei, nii, see on item room, siin. Aga sinna sisse ma ei saa minna, kuna mul ei ole võtit. Peame võtme leidma, see on nõme asi. See sünnitab ämblikuid. Hästi nõme asi. Mul on vaja... okei, vahet ei ole. Mine ära. Tubli. Chest. Jep, saime võtme, me lähme kohe item roomi. Item room on siis kõige... Ja pärast. Item room on siis see, kus sa saad tasuta mingi itemi ja see, mis te nägite seal paremal pool, siuke, mis on rahamärk, sa sealt saad asju osta. Fuckstat. Homing bombs. Da fuck. Mis see nagu teeb nüüd? Ja, ma saan pomme juurde, aga ta muidugi muudab ka. Aga mida ta muudab? Okei, ta ei muutnud eriti midagi. Et jah, siuksest tumedamatest kividest saab välja siukseid halli südameid, ehk siis nagu kaitseid. Okei, või see on just. On jah. Teab, Spider Cave on põhimõtteliselt kõige nõmedam üldse, nagu siin on hästi töötud vastased. Siin on secret roomid ka, aga ma ei ole kindel praegu, kus secret room on, kuna... Siin on nagu 2 valikut, vaata, kas minu all seal need 2 ruumi. Aga no, tegelikult meil on pomme küll, teeme proovi. Ei. Ütleb välja, et see ka ei ole secret room, siis on küll metsas. Ei olnudki, täitsa pekkis. Noh, mis ikka. Me peame, põhimõtteliselt praegu peame bossi üles leidma. Tühi ruum. Okei, need tüübid on head kerged, nad on suht siuksed, nad tulevad nagu, nad on sõbralikud, nad tulevad lihtsalt sinu juurde ja tapavad su ära, nii et noh, siin mängus on see sõbralikkus. Et nad lihtsalt tulevad ja tapavad su ära, aga noh, ülejäänud nagu lähevad kurjaks ja tulevad jooksevad sulle otsa või lasevad su õhku või midagi siukest. See on sõbralikkus siin mängus. Jah. Aga jah, nad Spider Cave'is ei ole muidugi ainult spiderid, aga noh, enam-vähem. Siin on spider boss, kes on peale sõna otsus mõttes. Sünnitab. No ta on siukene kesksooline. Näeb mees välja, aga sünnitab. Okei, see on devil. Põhimõtteliselt on ikka mini-devil. Sa annad talle oma südameid, pool südant ja ta annab sulle võib-olla midagi, kui ta on sõbralik. Võta. Võta veel üks. Võta veel üks. Fuck you. Okei, anname ühe veel, kui see midagi ei anna mulle. Olin kaardi. Ma andsin tal veel, kurat. Temperance. The fuck? Health donation, oita. Parem ära ei sureks, sest muidu see let's play on ainult 4,5 mind. Jaa, mul on ju see kaitse. Okei, bossi juurde küll ei lähe. Unustage ära. Sulle ei anna elu see. Kaarega mööda pärast annangi talle kogemata poole elu ära. Kõikide ukside peal on piss ka veel maas, kui ma lähen mingist uksest sisse. Jumal poiss. Peaks arsti juurde minema temaga. Suud oma pissi vajadusi kinni hoida.
jah. Tahame siis need elud ära ja näemlik võrgud käivad nii närvi, nad teevad seda aeglaseks ja lasud teevad ka hästi aeglaselt, et jah. Bossi juurde ei tahaks veel minna. Ei ole, noh mul on nagu elus on, aga ma mõtlen äkki leiame veel midagi huvitavat. Muidugi kui sa teed bossile ära, siis sa võid veel nagu ringi rännata ja niimoodi, aga sa bossi juurde ikka minnakse viimasena, oh shit, kohe mingi tüübi kõrval. Vau, lag, oh shit, kui lag. Trollpomm, trollface on ka seal peal veel, täitsa pekkis. I'm cornered, okei, nii. jah, nüüd läks lag ära. jah, pole midagi rääkida praegu bossi juurde jõudmiseks, vähemalt teada, kes see boss on, vähemalt bossist midagi rääkida äkki. Sure ära. Jaa, pane trollpommi ja trolli edasi. Tead, võib-olla ma tean, kus secret room nüüd on, ma loodan. Kõige suurem võimalus, et ta on vot siin. Siia, panen siia pommi, see on võib-olla võimalus. Fuck. Saan, äitsa pekki, sa tule lähme bossi juurde pohhu, siis boss. Teeme ära talle. Famine. Okei, mida iganes. Jaa, ta sünnitab neid prussakad välja, need lasevad ka, need on hästi töötud. Ei lase, ta ise ei tee väga palju viga, ta ise rohkem nagu vahib ja sünnitab. Ja röögib. Lääg on ka peal muidugi, aga noh, mis siis ikka. No okei, ta hakkab vahepeal kiirustama ka, et nagu. Ja sünnitab, oh shit, kuule see sünnitas päris suure seekord. See pommi. What the mis asja, see pomm läheb ise tema juurde või? Ei läinud ka, fuck it. Ta kui lähedale Mr. Mega Spurden Basement. Oh shit, ta lükkas ära selle. Fuck you, naine. Mul on pommid otsas, kurat. Oh jess, õigel ajal võtsin ta praegu maha, muidu ma oleks. Kutu. Jah, 7,5 minutit let's play'd. Jah, praegu läks veits halvasti, aga noh, aitäh vaatamistki selle eest ja ma loodan, et teile meeldis. Likeige, subscribe'ige, kommentige, tehke ükskõik midagi head sellele videole, aga noh, head aega.